Ülikool koolitunnis. Ligipääsu teadmistele annab sulle Tartu Ülikool. Tere, olen Miina Norvik, Tartu Ülikooli Läänemere soome keelte teadur ja räägin eesti keelest teiste keelte seas. Maailmas on umbes 200 riiki, kuid 7000 keelt. Eesti koolisüsteemis puutume üldiselt kokku 2–3 keelega peale emakeele. Huvilistel on keeleringides ja mujal võimalik oma keelepagasit täiendada, kuid isegi 10 keelt osates tunneme ikkagi vaid käputäit maailma keeltest, kusjuures enamasti on tegu uureli või Indoeuroopa keelkonda kuuluvate keeltega. Keelkondi on aga oluliselt rohkem. Sellel kaardil on näha suuremad keelkonnad. Millisena ikkagi paistab eesti keel laiemal taustal? Mida on eesti keeles erilist või tavalist? Näiteks kas 14 käänet on vähe või palju? Kas leidub mingeid olemuslikke sarnasusi ka selliste keeltega, mis pole meie sugulaskeeled? Mis üldse on keeltes võimalik, mis mitte? Keeleteaduse valdkond, mis uurib seda, kuidas ja kuivõrd keeled omavahel erinevad sarnanevad, on keeletüpoloogia. Pole sugugi harv, et mingi nähtuse võrdlemiseks võetakse arvesse sadu või isegi tuhandeid keeli. Selleks ei tule ja ilmselt poleks võimalikki kõiki neid keeli osata. Küll aga tuleb osata töötada näiteks grammatikatega. Maailma keelte lingvistiliste struktuuride atlas on andmebaas, kuhu on koondatud info keeleliste nähtuste varieeruvuse kohta maailma keeltes. Kui tahaksime teada, kas 14 käänet on siis vähe või palju, võime võtta lahti peatüki käänete arv. Selgub, et valimis olnud 261 keele hulgas olid 24 sellist, kus on enam kui 10 käänet. Nii et käänete arvukuse poolest on eesti keel rikas ning analüüsitud keelte seas pigem eriline. Maailma mõistes on eesti keelega tavaline näiteks selle poolest, et kontekstivabas neutraalses lauses on eesti keele sõnajärg tavaliselt subjekt, verb, objekt ehk alus, öeldis, sihitis. Näiteks poiss sööb jäätist, isa loeb ajalehte. Enam kui 1300 keelest on samasugune põhisõnajärg veel 488 keeles. Erilised oleksime siis, kui oma neutraalsed laused ehitaksime üles nii. Jäätis poiss sööb, ajalehte isa loeb. Selliseid keeli on suuremahulise andmestiku hulgas vaid 4. See, mis on põhimõtteliselt keeltes võimalik, on sõnastatud keele universaalides. On keele universaale, mis kehtivad kõigi keelte kohta. Näiteks seni pole leitud ühtki keelt, kus oleks ainult täishäälikud või ainult kaashäälikud. Seda võime kontrollida andmebaasist Foible, kus on esindatud umbes pooled maailma keeltest, 3020. Selgub, et täishäälikuid on minimaalselt 2 ja kaashäälikuid minimaalselt 6. Seevastu maksimaalne täishäälikute arv on 50 ja kaashäälikute arv koguni 130. Kõik keele universaalid pole siiski absoluutsed. Näiteks kuigi üldiselt on keeltes nimi ja tegusõnade kõrval olemas ka omadussõnade klass, on keeli, kus omadust väljendavad sõnad käituvad nagu tegusõnad. Nii võivad need käändumise asemel hoopis pöörduda. Seda võiks ette kujutada kui olukorda, kui eesti keeles peaks mina olen näost punane, sina oled näost punane, asemel ütlema hoopis mina näost punanen, sina näost punanet. Nagu mina jooksen, sina jooksed. Kui vaadata eesti keelt laiemal taustal, saamegi paremini aru, mis on eesti keel ja kuhu see maailma keelte peres kuulub ning mida on sellest erilist, mis aga pigem tavaline. Tänan kuulamast!